tere ja tere tulemast meie suurepärasesse podcasti 10 aastat vahel. Täna on kolmapäev, 26. november. Täna meil on jälle siin meie imeline Kaur külas, kellega me jälle räägime, sest et Kadri on kuskil Tartus ilma minuta. Uskumatu. Ta kindlasti ei käi seal ülikoolis ja ei ela Tartus, aga ikkagi. Aga täna me otsustasime rääkida mängudest ja internetist, sest et mina viimasel ajal mängin väga palju Minecrafti ja mulle meeldib sellest ka väga palju rääkida. Kelle arvutis sa Minecrafti mängid? Sinu? No minu arvut on liiga nõrk, et Minecrafti jaksata hoida. Aga Kaur, kas sa mängid mingi? Oota, aga tutvusta siis ennast, Gert, et kes sa oled? Et mina olen see podcasti tegelane siin, et ma teen podcasta. Aga et meil on siin külaline Gert, et Gert, kes sa oled? Kuule, mina olen selle podcasti imeline autor ja imeline ideede lahti mõtlemine ja imeline monteerija ja imeline film ja imeline rääkija. Aga kas sa mängid praegu erinevaid arvutimänge või? No praegu hetkel ma teen podcasti. Nagu praegusel ajal, kas sa mängid mingit mängu või? Ma vahepeal mängin BeamNG'd. Mis see siis on? See on nagu, no see on üks automäng, mis on hästi realistlik. Kui sa sõidad seal autoga vastu puud, siis sa nagu, see on peaaegu nagu sa sõidaksid päris elus vastu puud. Või no see ei ole valus selles mõttes, aga nagu auto läheb samamoodi katki. See on hästi lahe. Ja ta ostis endale rooli, mille laua külge nagu saab panna siis käigukangi, mille samuti saab laua külge panna ja siis nagu põrandale pedaalid. See oli mingi eelmine augusti lõpp. Ja mina mängin praegu Minecrafti. Mis on Minecraft, ma ei tea. Minecraft on siuke ruuduline mäng ja siis kõik on ruudulised, aga see on hästi lahe mäng, sa saad seal kaevandada, seal on kollid, sa saad hästi lahedaid maajuusid ehitada, siis sa saad nagu panna nagu, seal on mitu dimensiooni ja siis seal... Mitu dimensiooni seal on? 3 tükki. Tavaline maailm, siis nether, ehk siis põrgu põhimõtteliselt, seal on hästi palju laavat ja siis see end lõpp siis. Aga kas seal seda ei ole, vaata, et kui sa paned seal mingi, need helendavad kollased plokid, vaata. See oli vanas Minecraftis. Ja siis paned need nagu, selle portaali kujuks, eks ju. Siis paned selle alt põlema ja siis sul tuleb mingi uus maailm. Vähemalt ma ei tea, ma vaatasin YouTube'ist nii. Ei, seal peaks olema kunagi minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, ma pole täiesti kindel, aga kunagi oli Minecraftis, et kui sa paned glowstone'id, paned nagu portaali kujuks, eks ole, ja siis paned sinna vett ühte nurka, siis see muutub nagu mingiks uueks dimensiooniks. Aga võimalik, et see oli vanas Minecraftis ja võimalik, et see on vale. Aga ma olen kindel, et kindlasti on mingeid neid päkke või nagu neid asju, kus sa saab panna niimoodi, et seal toimub mingi dimensioon. Aga sa seda ei tead, kui sa paned puublokid portaali kujuks, siis sa paned ühe seene kasvama, siis sul tuleb uus maailm. Ei teadnud, jah? Seda ei juhtu. Ma YouTube'is nägin üks kord. Ei, niimoodi küll mitte. Aga jah, seal on erinevad dimensioonid ja kuigi paljud ütlevad, et Minecrafti ei ole võimalik lõpuni mängida, siis mul on sellele vastuväide. Number 1, tegelikult on võimalik Minecrafti 2 moodi lõpuni mängida. Esimene viis on see, mida on nagu lihtsam teha, on see, et sa lähed endi, ehk siis lõppu ja tapad endal dragoni ära. Ja mis ta tegi sulle? No, ta on samamoodi koletis, aga nagu
jah , nii , ja sellepärast tuleb ta ära tappa või ? igatahes sa tapad enda draagoni ära ja siis sa oled nagu Minecrafti lõpuni mänginud . või siis teine võimalus on see raskem võimalus , et sa teed iga ülesande , mis Minecraftis on ära ja neid on kokku 124 , kui ma ei eksi , võib-olla isegi natuke rohkem . mis kõige raskem on ? How did we get here ? ülesanne , see on siuke , kus sa pead iga efekti , mis Minecraftis on, see on lihtne. ühel ajal omama . see on lihtne . see tegelikult ei ole lihtne , sa pead näiteks , sa pead igasuguseid koletisi sinna lähedale tooma ja sul peab perfektne ajastus olema ja nagu sul peab kõik täpselt perfektne olema , et sa saaksid selle tehtud . no Ma ma tean- tean . minu jaoks ei ole eriti raske . ma tean ühte Youtuberit , kes selle tegi . jep , ta meeldib mulle väga , aga jah , igatahes jah , mina mängin praegu Minecrafti . ei , praegu sa teed podcast'i . mina mängin hetkel nagu ajal , mängin kõige rohkem Minecrafti . kumb on rohkem mängusõltlane ? sina ? jah . jah . mina mängisin viimati arvutis mingi laupäeval äkki või ? mina mängisin viimati üleeile . mis on praegu su lemmikvideomäng ? kas me ei rääkinud sellest või ? no põhimõtteliselt rääkisime , aga milline on hetkel sinu lemmiklauamäng ? minul on 2 tükki . ei , male , ei . Ticket to Ride Europe , ei . Kabe , ma ei , ütleks , see teine male . mul on hetkel 2 tükki . esimene on Monopoly , sest et noh , see on väga hea mäng ja siis teine on Ticket to Ride Europe . kes ei tea , siis see mäng on siuke mäng , kus sul on , eks see see on jah siuke mäng . siuke lauaplats ja siis sa pead nagu rongiteid ehitama , sul on nagu kaardid ja siis sa pead nende järgi nagu rongiteid ehitama , et punkte saada . see on päris lahe mäng ja mulle väga meeldib see , Kadri sai selle jõuludeks eelmine aasta . ma olen seda vist mingi 3 korda mänginud . ei ole . palju ? me üks päev mängisime seda mingi 2 korda juba . see oli , no üks päev oli mingi 6 aega tagasi . igatahes , aga kui palju igatahes minu lemmikmäng hetkel on Ticket to Ride Europe ja Monopoly ja Kadri pani metas . aga kui palju aega on nagu normaalne mängida Mida mängida? videomänge siis ? mitte Monopoly , sest Monopoly on normaalne mingi 4 tundi nagu 4-ga sa jõuad mingi , ei kuskile ei jõua . no, . Monopoly sa pead nagu mingi 2 päeva järjest mängima . ja nagu kogu nagu vahepeal teed mingi vetsupausi ja sööd praemu . vahepeal käid koolis ära , siis tuled Võib-olla käid tagasi koolis, koju jah. ja siis mängid edasi . nagu jõuad koolis käia , et Monopoly on prioriteet ikka . jah . aga videomänge siis , ma ütleksin , et videomänge , no normaalne mängida , no ma ütleksin sihuke , sõltub mängust . enamjaolt nagu normaalne on mängida sihuke kuni tund aega , aga sa ise ka mängid kuni tund aega vahepeal või ? kas kunagi on juhtunud seda ? on küll näiteks vahepeal ma mängin koolihommikuti , siis ma jõuan 15 minutit mängida või alla selle , aga ikkagi midagi . aga nagu ma ütleksin näiteks Minecraftis ongi siuke mäng , mida sa jääd mängida seal nagu mingi 2-3 tundi on seal nagu tavaline ja siis nagu tegelikult tavaline on seal nagu kuulsate Youtuberite jaoks on tavaline nagu mingi 6 tundi või siis nagu terve päev nagu 12 tundi järjest põhimõtteliselt . lihtsalt mingi vetsu ja joogi ja söögipausidega . ma ütleksin , et mul poleks aega . aga ma tavaliselt , ma vahel mängin siuke 2 tundi , siis kui mul aega on , aga üldiselt nagu kuni tund , sest et mis ajab mind vahepeal seal nii närvi , et ma lihtsalt panen arvuti kinni , sest ma ei taha enam rohkem mängida seda . siis ma vaatan natuke Youtube'i ja siis ma mängin edasi . mul on , kui ma BeamNG-d mängin , siis ma nagu no, mingi pool tundi , nagu ma sõidad ringi seal , eks ju , ja siis
sõidad vastu puud ja siis parandad auto ära ja siis sõidad uuesti vastu puud ja siis proovid mingit asja teha, mingit rada sõita või teed mingi laheda auto seal, eks ju, ja siis rohkem ei viitsi enam. Ja siis paned kinni. Aga kunagi kui ma CS-i mängisin rohkem, siis oli nagu, siis ma suutsin mingi 4 tundi järjest mängida rohkem. Mul on CS-is kokku mingi 1900 tundi. 1900 tundi? Mitu tundi sul Minecraftis on? Ma ei tea ju. Kas sa näed seda kuskilt? Võimalik, ma pole kindel. Ma ütleksin, et mingi 50 tundi. Ma ütleks, et rohkem. Okei, võib-olla 100 tundi. Aga ma olen seda mänginud pool aastat ka, seega. jah. Me vaatame pärast, kui me leiame, siis me paneme siia selle. Aga mis on kõige naljakam asi, mis on mängides juhtunud? Kas sul on mõte naljakat asja või? Ei, mängimine on tõsine asi, seal mingit nalja ei ole. Ma mäletan, kui ma selle küsimuse siia panin, siis mul oli meeles mingi nagu väga naljakas asi. Aga mul nüüd ei tule see üldse meelde. Ehk siis jääd liikume edasi. Minust iga kord, kui Kärt mängib Minecrafti, siis mina olen siin, siis ta on nagu appi, mingi koll tuleb, mingi appi zombi, appi. Ma absoluutselt vihkan neid. Ja näiteks, see juhtus mul just hiljuti, aga ma ei tea, kui naljakas see oli, sest et see oli veits tüütu, aga nagu kõrvalt vaataja pildis see ilmselt oli naljakas. Igatahes ma rahulikult ehitasin enda farmi keset päeva. Ma olin easy mode'i peal ja siis järsku ma vaatan enda mingi hopperi sisse, eks ole. Ja siis järsku nagu mingi sulisemine ja siis plahvatus käib ja siis Creeper oli nagu pool mu farmi lihtsalt õhku lennanud, mille kallal ma töötasin nagu üle poole tunni. Kus seest oli? Kus seest oli hopperi sees? Mis see on? Hopper on siuke asi, et kui sa tahad nagu mingit farmi vaata teha, siis enam nagu automaatse farmi jaoks sul enam, et on hopperi vaja. Ma panen siia pilti, milline see välja näeb, aga see on nagu siuke asi, mis nagu kukutab asju näiteks kasti. Või nagu kui sa paned nagu, kui sa nagu viskad mingi asja eemale ja siis hopper on seal all, siis see kukutab selle asja sinna. Kõigepealt see läheb sinna hopperisse ja kui seal all on kast, siis see kukutab selle sinna kasti. Aga milline mäng ajastid kõige rohkem vihale? Minul, ma võin nagu öelda üleüldiselt, kõik reklaamidega mängud ajavad mind ülimalt vihale. Nagu kõik, täiesti jube. Ma ei saa aru, miks reklaamid üldse eksisteerivad mängudes. See on see, miks mul on nagu 2 telefoni mängu ja ma ei mängi neist mitte ühtegi. Sest et see on reklaamid. Ma arvan, et Agrotopia, kui sa teed mingi Agrotopia, kas see oli? Kärt isegi ei tea Agrotopiat, see on nii vanakooli mäng. Aga see on siuke nagu 2D Minecraft. No mitte päris, aga sarnane. Seal on hästi palju, nagu sa saad inimestega mingi vahetada asju. Ja siis seal on need VL-id, nagu siuksed kuldsed tabalukud, on nagu see nagu valuuta. Ja siis kui sa kogud hästi kaua, sa saad 100 VL-i kokku. Ja siis sa saad selle DL-i nagu teemantist tabaluk, see on nii lahe. Ja siis keegi röövib ära selle sealt kuidagi või mingi petab sind. Siis on kurb. Aga ja siis teine asi, kus sa vihale võid minna, on CS. Ma proovisin CS-i tegelikult sinu arvutis mängida, sest et mu Minecraft ei töötanud. Aga ma ei saanud sellega hakkama. Jep. Kas sa nagu loll või? Number 1 ma ei osanud seda mängida väga hästi, sest et need ei olnud vaata nagu täpselt samad nupud, mis Minecraftis on ja siis ma lihtsalt ei oska. Suht samad. Ja siis, need on sarnased, aga ma ei mäleta. Seal on see jooksmine, või nagu sul saab kõndida shiftiga ja siis kükitad kontrolliga. Kontrolliga. Minecraftis on ka, või sõltub klaviatuurist. Tegelikult see saab vist muuta, aga kükitada saad sa nii kontrolli kui ka shiftid, ka et sõltub kumma moodi sul nagu pandud see on. Sul on mõlet pidi vist. Kusjuures sinu suures lauaarvutis on kontroll, aga selles väikeses läpakas on shift.
jah, seal suures mina olen ka mänginud, siis ma panin selle õiget pidi. ei, Shift on õige. Ei, Shift ei, on küll. ei. On. Okei. Aga nüüd me oleme jõudnud uurde teemaplonki. Internet. Mis see internet on? Mul ei ole kodus sükes. Sul on internet kodus või? Ma ei oska seda ju seletada. No siuke nagu võrk, kus on nagu palju inimesi saavad erinevaid asju teha. Aga mis on internetis tore ja mis võib olla ohtlik? Internet on nagu internet, nagu ingliskeelne, et sa oled interneti sees. Aga mis see internet on? Või miks sa seal sees peaksid olema? See on nagu mingi maja või? Ei. Sa tead küll ära. Ma ei tea neid internette, aga mul kodus ei ole. Okei, aga ütle siis, mis on internetis tore ja mis võib olla ohtlik? Ma alustan ohtlikust kõigepealt. No, ma arvan, number 1 oht internetis on kindlasti creeperid. Nagu absoluutselt. Nagu siis nad tulevad sinu juurde. Creeperid ei ole internetis. Ja siis nad tulevad sinu juurde ja siis hakkavad mingi plahvatama ja laseb su maja. Jube. Aga mis on tore on zombid. Ei ole ka, need on ka vist ohtlikud pigem. Mis on tore? Auto 24. Saad mingi autosid vaadata. See on jube lahe. No, kõik on mingid vanad roostes. Ei ole, täiesti korralik. Ei ole korralik. See ei olnud, see oli kole, see oli halba. See oli nii ilus. No see, et see laikib, ei tähenda, et see kohe ilus on. Issi ütles, et see on ilus. No, vist. Või no ta ütles, et see ei ole kole. Või ta ei maininud seda iludust vähemalt. Aha. Aga mina ütlesin, et ohtlik on see, et seal on võõrad inimesed. Mitut võõrast inimest sa tead? Mingi nagu, mis mõttes? Mitut võõrast inimest sa tead? Isiklikult nagu? Ma ei saa ühtegi võõrast inimest isiklikult teada, sest et siis nad ei ole võõrad. Okei, nii, edasi. Aga tore võib olla see, et sa saad nagu avastada, mis maailmas uut on või nagu mis maailmas praegu toimub, sest et kõik see üldiselt käib ju läbi interneti. Aga kas sa stuudiumit vaatad? Jaa. No vaata praegu. Vaata praegu stuudiumit. Ma näen, sul on lahti see. Näe, mul on trimestri hinded. Loodusõpetus 5, matemaatika 5, eesti keel 5. See on nii halvad hinded, Gert. Ma ei saa isegi. See on 100 punkti skaala on, eks ju? Ei, see on 5 valli süsteemis. Ja siis 5 on nagu, et number 1 on kõige parem, sest et see on nagu esimene koht või? Ei, 5 on kõige parem. Number 1 on kõige halvem. Uskumatu, Gert, see on nii halvad hinded ikka. Sa võiksid rohkem koolis käima, mitte mingi Minecrafti mängima ja podcasti tegema siin. Igatahes. Kuidas vältida tülisid või halbu kommentaare? No, halbu kommentaare sa ei pea lihtsalt kommenteerima, sa saad täiesti vabalt ilma kommenteerimiseta ka hakkama. Aga kui keegi kommenteerib sind, näiteks kui keegi paneb selle video alla mingi, et Gert, sa oled hästi halb ja mingi kuri ja paha. No. Mis sa siis teed? Number 1, sa nagu sina, kes sa vaatad, sa ei pea sellisesse olukorda sattuma, jah, sina, sest et sa ei pea mitte midagi nagu tegema internetis, sa võid lihtsalt scrollida seal vahepeal ja nii edasi, et sa ei pea nagu eksisteerima seal otseselt. Aga no kui keegi kommenteerib mulle midagi halba, siis tema ju tegelikult ei tea, mida ma nagu päris elus teen, vaid ta teab, kuidas ma ennast nagu internetis välja näitan ja mida ma internetis teen. Aga nagu seda, mis mul päris elus toimub, tegelikult nii palju ma nagu ei jaga. Nagu jagan, aga nagu te ei näe seda täpselt, mis ma igapäevaselt teen. Mis siis, kui mina kirjutan sulle halva kommentaari selle video alla? Siis ma kitun emmele ja Issile ära. Mis nad teevad? Kirjutavad ka halva kommentaari või? Igatahes
kuidas neid vältida, no sa ei pea lihtsalt mitte midagi nagu kommenteerima või nagu mitte midagi postitama. Okei, aga Kärt, mis sa siis teed, kui keegi paneb selle video alla kommentaari, et Kärt, ma tean, kas sa elad ja ma panen su voodi alla pommi või mingi siuke asi? No number 1 tuleb teatada sellest politseile, sest et siuke asi ei ole mitte kuidagi vastuvõetav. Number 2 tuleb vaadata, kas see inimene seal nagu, kui ta ei saa nagu teada, kus ma elan. Miks ta ei saa? Ma tean, kus sa elad. Ja aga sa ei ütle seda. Tahad ma ütlen või? Ma lõikan selle niikuinii siis välja. Kärt elab kodus. Okei. Jah. Jah. No teatate politseile ja mida rääkida sellest. Kas sa ei tahaks sellist vaadata, kas su voodi all päriselt on pomm? See oleks nagu targem või? No seda ka, aga ma tean, et mu voodi all ei ole pommi. Kus sa tead, millal sa viimati vaatasid? Igatahes, jah. Mis te arvate, miks inimesed käituvad netis teisiti kui päris elus? Sa võid alustada? Mina pean arvama. Yeah. Sest et nagu, no see on lihtsam. Nagu sul on lihtsam teiste tunnetega mitte arvestada internetist, et sa ei näe neid. No sa ei näe neid, jah. Seda küll. Ma ütleksin, et võib-olla see ka, et nagu internetis sa nagu lihtne on nagu petta ja siis sa saad näidata nagu ainult enda kõige paremaid pooli või kas või oletada, et sa, ma ei tea, võitsid olümpia või nagu midagi siukest. Kärt, mis su kõige parem pool on? Vasak või parem? Vasak on, ma olen vasakukäeline. Parem on parem. Ei ole parem. See on reaalselt nimes sees. Aga see ei tähenda, et see parem on. Näiteks ma lugesin Minu maailmast ajakirjast. Seal oli kirjas, et vasakukäelistel inimestel on suurem tahtmine kuhugi kõrgele positsioonile saada. On tahtmine on suur, aga sa ei saa seda, et parem. Ei, aga paljud, näiteks Ameerika presidendid, väga paljud on vasakukäelised. No ja vaata Ameerikat. No, olid. No, kunagi oli see normaalne. No ma ei tea. Mis käeline Trump on? Ameeriklane. Donald Trump ja Bush ja Biden on paremakäelised. Täpselt. Aga vaata Ameerikat nüüd. Ehk siis kõik on täpselt õige. Mina süüdistan Obamat. Okei. Kas kõik, mida internetis näed, on tõsi? Jep. No mis te arvate? Võite alla kommentaaridesse kirjutada, mis te arvate, kas kõik, mis internetis näete, on tõsi? No, mina ütlen praegu, et on ja ma olen internetis, mis tähendab, et see on tõsi. Ehk siis kõik on tõsi, sest ma ei valetaks. Miks ma peaks valetama internetis eriti? Mine keeldun nii lollile küsimusele vastamast. Kui kaua suudaksite olla ilma internetita? No Kärt. Nädal aega. Aga kui sul on stuudiumist vaja vaadata kodutöid? No ja aga me kirjutame kõik kodutööd ka lihtsaks ka päevikusse. No, ma ei kirjuta, ma ei saaks hakkama. Ehk siis ma ütleksin, et siuke nädal aega. Ja siis... No ma ütleksin, et tegelikult kui ma nagu... See oleks mingi elu või surma küsimus. No ilmselgelt ma suudaksin mingi mitu aastat olla ilma internetita. Aga nagu... Äkki ei suudaks. Aga nagu hetkel, kui mul nüüd võetaks kõik edasi, ma suudaks niimoodi olla nädal aega. Milliseid... Nüüd on sotsiaalmeedia trendid. Milliseid äppe te kõige rohkem kasutate? Ma kasutan Firefoxi. Siis ma vaatan sealt e-kooli, Auto24 ja Osta e-ga vahepeal. Mina olen kõige rohkem Instagramis ja... Ei, tegelikult. Ma olen nagu telefoni, ma olen kõige rohkem Instagramist, aga nagu arvuti, ma olen väga palju YouTube'is, sest et ma tarbin väga palju YouTube'is, sest et mulle väga meeldib YouTube ja ma vaatan väga palju videoid. Kuigi mul on teaduslik tõestus, et YouTube'is pikka formaati vaadata on parem kui neid lühikesi klippe, sest et siis sinu nagu
tähelepanu, see, et kui kaua sa suudad nagu ühele asjale keskenduda, on nagu parem kui see, et sa kogu aeg vaatad kiiresti neid lühikesi mingeid 5-sekundiseid klippe lihtsalt. Et nagu tehnilise, nagu on tõestatud, et pikk formaat on parem. Aga äkki, kui sul on hästi palju lühikesi klippe, kus on mingi tark asi sees ja sa vaatad hästi palju neid ja sa saad hästi targaks. Aga kui sa vaatad ühe pika video, siis sa saad nagu mingi ühe asja kohta ainult tead natuke. Äkki sa õpid sellest 5 sekundist sama palju kui sellest pikast videost. Mis sa arvad? No seda küll, aga ma ütleksin, et nagu see sõltub kust küljest vaadata, et jah, võib-olla sa saad nagu targemaks, aga samas, kui need mõlemad asjad räägivad samast asjast, siis see 5-sekundiline video ei saa nii palju sulle informatsiooni anda, kui see sama asi nagu pikalt laialt lahti seletatud, siis sa saad nagu kõigest täpselt aru, mis see päriselt on. Aga äkki kui sa oled hästi tark ja saad 5 sekundiga aru kõigest. No jaa, aga lihtsalt kõigist maailma asjadest saad 5 sekundiga aru. Ja sa tead praegu juba kõike. No, sükest inimest. Kõige imelikum või naljakam trend, mida olete näinud. Mina ütleksin, et kõige... Tead alusta sina? No, Kärt. Kõige imelikum ja naljakam. Ja siis ma arvan, et teine on... Ma ütleksin, et kõige imelikum või naljakam. Nagu, ma ütlen... halvas vaates on kõige nagu halvema või nagu imelikumad asjad üldse. Number 1, lapupud. Number 2, matša. No mis asi see on, see maitseb nagu muru. Aga 67 lapuput. Ja see 67 on ka nagu mis asja. Kus see tuli? Ma ütlesin, mul oli täna inglise keele tund. Ja siis ma ei saanud ühest asjast aru, meil oli ristsõna. Ja siis ma ei saanud 6. ja 7. kohast sellest aru. Ja siis ma küsisin seda õpetajalt. Ja siis nagu meie terve klass oli mingi 6, 7. See oli täiesti kohutav. See on mingi naljakas asi või? Ma ei tea seda. 6, 7. See on nagu 50-50, aga nagu 6, 7. Nii palju, kui mina sellest õigesti aru saan. Ma ausalt ei saa aru, kus see on tulnud. Aga jah, see on nagu, jah, ja siis see on ülinaljakas. Aga mis su lemmiknumber on? 7. See on mu õnnenumber. See tuli kusjuures ühest raamatusarjast Septimus Hip, mis on ülihea sari. Ma tahaks, et seal oleks rohkem osasid. Aga see oli nagu 7, seal oli nagu täiesti võlunumber. Ei, 8 on võlu. Ja siis nagu sellest ajast on nagu 7 minu õnnenumber olnud. 8 on palju. Sellest sarjast kusjuures oli 7 raamatut ja 49 peatükki. Ehk siis 7 korda 7 on 49. Sealt kusjuures on mul see korrutusnumber, see korrutustehe ka nii hästi meeles. Gert, palju on 49 arvutijuur? Ma ei viitsi seda arvutada. 7. Okei. Igatahes, kas sa oled kunagi proovinud ise trendi järgi teha video? Mis asja? Kas sa oled kunagi proovinud ise trendi järgi teha videot? Ise trendi järgi teha videot. Ma pole teinud videot trendi järgi, aga ma olen palju asju teinud. Ma olen palju asju katsetanud. Eriti nagu kokkamisest. Kõik asjad, mul pole ükski asi kunagi normaalselt välja tulnud. Kaur, sa võid rääkida? Mul tulevad kogu kõik asjad normaalselt välja, ma olen nii hea kõik. Okay. Kui saaksite ise olla internetikuulus, mille poolest tahaksite tuntuks saada? Ma tahaks olla mingi 67 lapupuuestja Eestis või mingi siuke. Või Eesti 67 inimene, kellel on 67 lapuvat. Okei, lähme järgmine. See oleks inimene, kes ma üldse ei tahaks olla. Aga kui mina oleksin internetikuulus, siis ma tahaksin olla tuntud number 1 podcasti tegemise poolest ja number 2 Minecrafti mängimise poolest. Mis mul on kunagi kavas teha Minecrafti videoid. Aga lihtsalt neid on
keerulisem monteerida ja ma pole veel piisavalt hea. Kuidas internet on muutnud meie igapäevaelu? Väga palju on muutnud. Kas inimesed on laisemad? Sina või? No mina ka olen ilmselt laisem, aga aga nagu kõik inimesed on laisemad, sellepärast et sa saad lihtsalt nagu telefonis scrollida ja kõik see teabe ja kõik asjad nagu ühe mingi klikiga kätte saada. Mina ei ole, ma olen nii tubli. Ma arvan, et Kärt on see, kes on laisemaks muutunud siin. Kuule! Sa ei tea, äkki sa oledki lihtsalt laisk. Sa ei olnud elus enne seda, kui internetti ei olnud. Et sa ei tea. Ma mäletan, kui internet tuli. Me olime kõik, istusime seal all diivani peal ja siis vaatasime, et õues tuleb see suur kaubik, eks ju, kus on peal kirjas internet, siis tuli meie juurde ka ja see andis meile kõigile ühe internetti. see oli üks maagiline päev. Mida teie arvates inimesed enne internetti tegid igavusega? Kaur ju nii hästi teab. Inimesed teavad erinevaid nagu tööd või nagu olid loomingulisemad. Ja tegelikult nagu mingi raamatud ja asjad olid ikka olemas. Filmid ja mingi nagu inimestega rääkimine oli olemas. Ma ei tea, ma seda küll ei tea. Mingi imelik. Aga kas eelistaksid elada ilma telefonita või ilma arvutiteta? Ma ütleksin, et mina eelistaksin elada ilma telefonita. Jah, ma ei tea. Ma tahaks inimestele helistada vahepeal või mingi. No jaa, aga nagu sa tehniliselt saad seda sama asja teha arvutis. Nagu arvutis sa saad nii palju rohkem asju nagu teha, näiteks nagu doksi-faile. Nagu jah, sa saad neid telefonis teha, aga see on üli ebamugav, kui sul ei ole just mingi hiiglaslik telefon. No jah, okei, no jah, põhimõtteliselt kui ma oleks nagu arvuti, siis oleks internet sees nagu kogu aeg. Siis oleks, jah, siis sobiks arvutiga. Kui arvutid on raskem taskusse panna. No jaa, aga nagu, no jah, seda küll. Aga mis juhtuks, kui kokku maailma oleks üks päev ilma internetit? Mitte midagi ei juhtuks. Arvad või? Ja nagu kõik teeksid enda asju edasi, lihtsalt nad ei ole nagu internetis. Ja nagu lihtsalt see nagu põhimõtteliselt toimub nagu niimoodi, et see üks päev on, keegi pole internetis ja siis põhimõtteliselt nagu kui pärast järgi vaadatakse, siis seda ühte päeva nagu ei olnudki, et lihtsalt nagu on eelmine õhtu, siis on täiesti tavaline, eks ma ei tea, mingi skandaal juhtus, siis üks päev, täiesti tavaline päev, lihtsalt interneti pole, nagu kõik põhimõtteliselt on seisma pandud ja siis nagu järgmine päev see mingi skandaal näiteks läheb nagu edasi, nagu niimoodi umbes, ma arvan, et oleks. Okei, kui sa nagu su töö on mingi, et sa pead interneti sa pead nagu ükskõik mida arvutis tegema ja siis sa lähed sellel päeval tööle ja siis sa nagu ei saa midagi teha. Siis sa lihtsalt, ma ei tea, teed midagi õues või nagu, jah. Siis sa lähed liivakasti mängima. Kas internetimängud aitavad leida sõpru? No vahel võivad harva, väga harva, aga pigem jah, ei või. Tegelikult ma leidsin üks kord. Ainult üks kord, ma rohkem ei ole leidnud. No täpselt. Ja siis ta kadus ära kuskil, ma ei tea. Oleks oma mängu tagasi vist. Kas on parem mängida üksi või koos? Ma ütleksin, et mulle see nagu sõltub olukorrast, aga nagu võib-olla üksinda on nagu veits igavam, et nagu kui koos mängida, siis on kindlasti lõbusam, et nagu rohkem mingeid naljakaid asju võib juhtuda. Aga nagu ma ei ütle, et üksi mängimine halb on, sest et näiteks kui ma räägin Minecraftist, eks ole, et kui nagu sa Minecraftis koos mängid, siis nagu sul on keerulisem nagu ehitada, sellepärast et inimesed võivad sul sinu asju näiteks varastada. Mitte nagu otseselt pahatahtlikul eesmärgil, aga ikkagi. No näiteks ma ei viitsiks CS üksi mängida. Ma ei tea, see oleks no jah, see sõltub mängust ka. Aga Minecraft on okei, eks siis on nagu see on kõik, et sa saad natuke kui sa ei taha teiste inimestega koos olla praegu. Lähed mängid Minecrafti. Aga Oota, mis oli 6 peatükk, nüüd tuleb 7, see olgu.
mida ? aga see on mingi naljakas asi või ? ei ole . ei tea seda . milliseid mänge võiks tulevikus olla ? ma ütleksin , et mitte mingit mängu pole rohkem vaja , Minecraft on perfektne . tegelikult tahaks paljud mängurid Minecrafti mängijad ootavad endi update'i , aga võimalik , et see tuleb peagi , sest et kui sa lähed Minecrafti lehele , siis seal Enderman liigutab asju erinevatesse kohtadesse ja kui te teate , kes on Enderman , siis ta elab endis ja see on vihje , et võimalik , et tuleb endi update , mida ma väga ootan . ma ikka ootan Half-Life 3 , mis et see asja ? võiks tulla . ja Portal 3 ja GTA 6 tuleb ju nüüd mingi , ja kohe tuleb GTA 6 . ma ei usu , ma arvan , et ei tule . ei , see tuleb kindlasti Ma ei mingi usu. mais äkki oli või mingi märtsi , ma täpselt ei mäleta . ma ei usu . aga kas sa arvate , et mängud võivad olla näiteks striimimine , disainimine ja nii edasi ? ma arvan , et mängude tegemine , see on muidugi töö . aga see , et sa mängid mängu ja siis teised vaatavad , kuidas sa mängid mängu , see on nagu , see on No nagu ma ei , tea, see ma pole ei- kõige ma ei viitsiks. parem töö , aga nagu striimina ma ei viitsiks , sest et nagu kui seal on vaja nagu , et sa päriselt saaksid sellest midagi , siis on vaja nagu mingi mitu tundi järjest mängida ja ma ei viitsiks mitu tundi järjest mängida , ma pigem mängin niimoodi , et ma mängin mingi pool tundi , siis ma teen väikse pausi , siis ma mängin veel mingi pool tundi , siis ma teen mingi väikse pausi ja nagu see võibki kõik olla selleks päevaks . ma ei mängi nagu nii palju järjest , ma ei tahaks ma . arvan , et kui sa mängid mängu või nagu striimid seda mingi kuskil , eks ju , siis inimesed vaatavad , siis tegelikult sa ei pea mängima , sa võid põhimõtteliselt ükskõik mida teha . nojah , kui sa seda oled küll . piisavalt huvitav inimene ja oskad nagu teisi ka nagu lõbustada , siis sa võid ükskõik mida teha . Mhm. aga kuidas võiks internet tulevikus parem koht olla ? no sellest on mingi tonnide viisi , sa lihtsalt paned , et kuhugi nagu õpetajalt küsid näiteks , et kuidas internet saab parem koht olla . ta võib sulle nagu mingi 100 lehte sinna Docsrist kirjutada , kuidas see võiks parem koht olla , nagu pika kirjendi , ehk siis ma ei viitsi seda praegu rääkida . aga kui saaksite ise teha ühe mängu , mis mäng see oleks ? ma ei tea , ma ei oska öelda , Minecraft on juba nii hea , ma ei tea , kuidas saaks sellest midagi paremat olla . jaa , ma teeks üks mängu , et sa pead nagu ühes kohas paigal seisma seal , et võita , sa ei tohi ühtegi nuppu vajutada . ja siis see võiks olla mingi sihuke , et see on nagu see mingi Xbox Kinect oli või mis see oli , vist oli Kinect . ja siis mingi sihuke kaameraga , eks ju , ja siis ta tuvastab , et kui sa arvuti ekraani poole vaatad , siis sa nagu sured ära seal mängus . ehk siis põhimõtteliselt sa ei tohi midagi teha seal mängus , sa ei tohi selle poole vaadata , et võita . ja siis sa pead mingi õue minema , issand jumal . see oleks lahe mäng . ma mäletan , mul millalgi oli mingi idee , milline mäng võiks olla , aga ma olen suht kindel , et põhimõtteliselt nagu kõik mängud maailmas on juba tehtud . no sihuke tunne on , aga olen kindel , et ei ole . kui ma nagu peaksin tegema mingi mängu , siis ma teeksin mängu , kus number 1 oleks nagu kvaliteetne , nagu näiteks Minecraft , see on nagu väga kvaliteetne ja see nagu graafik on seal nagu võib-olla esmapilgul näeb välja , et see on väga kole , aga see tegelikult on nagu hea , okei , väga nüüd ilus . kui Minecraft on kandiline , siis see on ilus . aga kui mina vaatan mingit vanad Volvot , siis see on nagu kole või ? no jaa , aga seal Volvol on , sellel vanal Volvol on ka teisi aspekte , miks see mulle ei meeldi . nagu näiteks mis ? värvus , selle kuju , see kuju on imelik . Minecraft on imeliku kujuga . no las ta siis olla , mulle see meeldib , sulle ei pea see mulle ei meeldib . meeldi . no mulle meeldib . tead , üks lahe mäng on 3D male või nagu 3D chess Steamis , mis on nagu male . siis kui sa sööd kellegi teise nupu ära , siis sa teed nagu 1v1 nagu mingi tulistamismäng tuleb . ja siis ma vist äkki tean seda . äkki ma olen seda mänginud isegi . me vist mängisime koos seda . aga see jookseb ju halvasti . aga muidu see on huvitav mõte .
mulle meeldis . jah , see on siis kõik . aitäh , et tänast imelist episoodi vaatasite . ma nüüd hakkan seda monteerima . ei , tegelikult võib-olla ma lähen kuhugi ära , aga aitäh , et seda vaatasite , loodetavasti see meeldis teile . jah , siis likeige ja siis subscribe'ige ka , see on kõik täiesti tasuta . ja kirjutage kommentaaridesse , milline on teie lemmik arvutimäng ja milline on teie lemmik lauamäng . tšau . kohtume juba ülejärgmine nädal või siis veits varem , siis kui Maria vlogis on tehtud , aga ma pole kindel , millal ma selle tehtud saan , sest et ma pole osasid klippe kätte saanud .